Tada! Jälle me oleme siin teie Vintage poekeses, Oysters Vintage. Ja kuule, mis on aastaga muutunud? Ma teen sulle tuuri. Absoluutselt. Ma teen sulle tuuri, mida inimestele väga meeldib leida nahka. Nahktagid on super olulised. Mitu nahktagi sul kodus on? Liiga mitu. Liiga mitu. No vaata, kui imeline. Nahk. Inimestele meeldib teksa. Meeldib. Ja teksajakid, see on alati teksajakid. Siis, vaata, siid. Vaata, mis muster. Kanter. Versace. Ja vaata, see on ju... Kasuka. Ja inimestele meeldib, see on väga eksklusiiv. Siin lõunamaal eriti naised tahavad kasukad. See on nagu, siuke show off, sa paned lihtsalt... Ja isegi see... Jälle. Eelmine aasta ma ostsin sellise roosa kasuka. Ja sa said imelise. Ma sain tõesti imelise. See on nii palju positiivset tagasistaan. See on täiesti uskumatu. Nahast selliste karvadega. No täielik miau. Nii, aga näita mulle nagu sellist asja. Inimene tuleb poodi ja me saame aru, et see on vintage. Sul on mingisugune teatud... nägemus kogu asjast, et mis asi see on nagu, et kas kõik saavad sellest aru või mõni vaatab, et no see on ju täiesti minu kleit jälle. Ja see on siuke 2000 noored alates 20-aastased neiud tahavad kõik 2000 kanda. Minule tegelikult 2000 ei meeldi, sest kvaliteet pole tegelikult üldse nii hea, aga mõtle 20-aastased neiud, kõik tahavad 2000, peab olema madal, top, kõik need materjalid, aga see on juba vintage. Ühesõnaga, me räägime 2000. Aasta 2000, kui sul perse praegu paistis. Aga see tuleb ju tagasi. See on juba siin. See on juba siin. See on siin. Nii et ja no ma üritan hoida siuksest nagu väga klassikalisi, väga lihtsad klassikalised asjad, lihtsasti kantavad, mängitavad, rannakleite. Aga kas kohalik või turisto? Enamus on ikka turist. Vintage on tegelikult meelelahutuspood. Et sul peab olema aega, sul peab olema hea tuju, sul peab olema raha. Lihtne. Raha? Kas vintage on kallis? Sest see on igaüks on ainukus eksemplar ja sul läheb rohkem aega seda proovida, kas see sulle sobib, kas sa leiad selle asja, et sellega sa võiksid jooksma minna nii super kaunis. Et see on selline, see on siuke meelelahutuslik ja inimesed tahavad endale mingid mälestusi kaasa osta. Just. Ja siis nad tulevad siia. Just. Kas sina ja Harri käite ainult teie enda poe riietes? Jaa, see on nagu... Aga lapsed, poisid? Ja ma nii ootan, et Karlo juba kasvaks ka nagu, sest meil on kõik täiskasvanud riided, et Artur käib ka väga hästi riides ja Arturi maitse meil on hästi arend, ta saab aru materjalid, ta saab aru lõiked, ta saab aru brändidest, see on tegelikult nagu, et sa pead olema väga teadlik, et särk ei ole särk. Ja ma arvan, poisid on meil väga palju kõrvalt kuulevad kogu aeg, mis mõtlen, et on seal midagi või ei ole. Et tegelikult kõik asjad on ikkagi nagu... Just. Nii, ja eelmine kord ma mäletan, ma küsisin, mis on selles poes selline rariteet, mis on nagu kirss tordil ja mille puhul, ma mäletan see roosa kasukas, mis ma ära ostsin. Mul on praegu uus Louis Vuittoni pintsak, aga see on meeste pintsak, aga mul on nööp tagasi emblemata, aga see on Louis Vuittoni pintsak. Jah. Vau! Nii et... Vaatame, mis suurus see on kohe? 52. Mis see 52 tähendab? See on, sulle võib natuke suur, aga see ongi oversize cool. Ja praegu on moes oversize cool püksid ja kõik. Sest viimasel shootingul oligi selline suurem meeste pintsak ja suured sellised laiad lohisevad. Aga vaata, mis õige ja kõik. Imeilus. No on, absoluutselt. Kas see on nüüd see kõige asi? Ei, tegelikult meil vaheldub kogu aeg, meil käib kogu aeg, aga tegelikult inimesed isegi ei otsi Louis Vuittoni, et meil käivad sellised, et me müüme siukest Lacoste casual bränd, et lihtsalt kvaliteet. Kvaliteet on ka Nike ja Adidas.
et selles mõttes, et jah. Ja inimesed, ma kuulen teiselt poolt kaamerat, küsivad ja palju selline pintsak näiteks maksab? Ma ei ole suutnud välja mõelda, ma just vaatasin, muidu maksab 3 tonni, 5 tonni uuena. 3 kuni 5 tonni! Aga vaata, et ma ei oskagi välja mõelda, et nagu, et noh. Siin pole isegi voodrit sees. Aga vaata, ta on nagu selline nagu paber natuke. Ta on natuke nagu paber ja kus juures vooder on varrukates. Aga muidu siin ta on siuke lõunamehe pintsak. Ta on lõunamaa mehe pintsak. I know. Imeline. Ja mida sa teed, kui Anu külla tuleb? Avad mulli. Tšau! Jõudsin kohale. Super. Imeline. Ma käisin just Mercadonas. Kuule, kas Hispaanias ei ole ikkagi kombeks, ma tean, et sulle kallistamine ja musitamine ei meeldi, aga peaksime musitama. Kui Veronika teada ei saa? Jah, me ei räägi neile. Ma ei hakka sind pinnama, sa oled eestlane. Aga sellisel moel see on, pudel on nüüd siis pandud jääkotti, on ja? Ja siis... Ja jääkott on kilekotis. Selle saad riputada auto parkasnikus ilusti konksuga näiteks. Selle saad riputada siia ukselingi külge. Et on hästi praktiline kuumas kliimas elades. Just. Aga Harri, ütle, kus me oleme? Me oleme siis meie Välese majas. Mille te olete siis korda teinud, mida me oleme nüüd näinud Eluga Hispaanias 3. osas. Aga neid tuvimajavusi te ei näidanud küll seal seriaalis. No võt. See on ju täielik ekstra boonus. See on ekstra boonus, siin neid ikka on, sest vanasti siin peeti ju tuvisid. Nad on tühjad tuvisid, ei ole, aga nad on ime... See on nagu väike loss, kindlus. Just, ja siin on kuked. Vaata, kus seal on lilla põõsas kasvab seal. Täiesti lõpp. Näed, kukk on seal. Kus on kukk? Kukk on õrre peal seal. Nii, aga veel kord, tervist. Ja me tegelikult tulime siia majja. Kas sellel villal on oma nimi ka? Ma võtan ka lonksu. Ei ole. Ma arvan, et uus omanik saab panna. Villa Veronique ei tohi panna. Pange ikka Villa Veronique. See on igi, pisaraid, katkisi, küüsi. Palju. Ja kindlasti vaidlemist, pisikesed riiupojakesed. Kõike. Et ühesõnaga verd ja pisaraid. Villa Veronique. Me tegelikult ju tähistame seda, et te olete nüüd just selle maja müüki pannud, et põhimõtteliselt valmis saanud. Et seriaalist jäi justkui mulje, et on valmis ja juba ammu maha müüdud. Aga tegelikult nii-öelda selle kuulutuse panite nädal aega tagasi. Üles, huvilisi on olnud? On. Aga tänu saatele tuli ka ikkagi 40 inimest umbes kirjutas. Aga kahjuks keegi kohale veel ei ole tulnud. Aga selles mõttes, et on oma aega. Meil on siin veel natuke nipet-näpet nakkida ka. Sul oli hästi tore idee, kui me praegu siia rõdule tulime. Mina eestlasena muidugi arvan, et kui mul on päike ja niisugune selline mõnus priis, et mina istuks küll rõdul, ma ei tahaks toas istuda, aga sul on ikkagi väike selline vallatu idee, kuna siin on selline kuurimoodi asi ja seal on ruumi, et hoopis tõmmata siit see teha selline lisaruum ehk siis teha see suuremaks. Just master bedroom ja kui sa paned selle voodi siia, mõtle, mis vaade sul on, siis tõepoolest sul on täiesti õigus. Sest päike loojub sul sinna, kõik see elab punaseks, tõuseb sealt. Just, et sa saaksid otse voodis siis nautida seda ilu. Sul võib täitsa õigus olla. Aga kas sa ei taha mõelda seda, et sa jätad äkki selle omanikku otsustada? No sellepärast on meil ongi niimoodi jäetud, et siia sa võid teha väliköögi, sa võid teha magamistoa, mis iganes. Tahad omal väikest raamatukogu, kodukontorit pidada, whatever. Et pigem sina ära hakka seda magamistoa ehitama? Mina ei hakka kohe tegema. Just, et lase ikka sellel ostjal otsustada. Tahan, ei taha. Ja siis sa võid talle pakkuda, et sina võid tulla ehitama.
no see on ka seda võib ka. Sest sina oled tubli ehitusmees, nagu me seriaalist teada sain. No siin oli, jah. Just. Kas sa seda ei mõelnud, et hangin kinnisvara ja hakkan seda välja rentima? Ei mõelnud seda. No seal on ikka see, et siis sa pead ikkagi suht lähedal seal olema. Noh, me oleme ka ju pool tundi. Pool tundi ju, sinu teisest. No ikka, aga noh, siis käia korista või siis otsi korista ja no see on ikkagi niisugune nagu... Lisakohustus. Askeldamist, jah. Aga see mind hämmastab ikkagi, et Veronikaga ütlesite, et see ei pruugi jääda teie viimaseks selliseks koduprojektiks, et tahate veel ja veel ja veel teha. No mitte veel ja veel, aga selles mõttes, kui niisugune ägeda, võrdes sellega, mis see enne oli, mis siit välja tuli, no juba see on nagu äge, et sa saad niisuguse asja nii-öelda tagasi anda. Aga sul on ikka see ehitamise pisik sees, et sa käed sügelevad kogu aeg. Pane lihtsalt, ma ei tea, kus sellised mehi leidnud. Eestis on neid nii vähe. Aga aitäh veel kord. Aga palun. Tere jälle. Tere jälle. Aasta on möödas, Veronika ja Harri. Ja me oleme jälle siin. Ja rõõm on siin näha, sa näed imeline välja. No, aga samad sõnad. Silm puhkab, mul on hea meel näha. Ja sa näed välja nagu Versace girl. Ja mina puhkan üldse kahe silmaga. Et hakkasin just mõtlema, et millal ma siin viimati käisin ja mulle tundub, et see oli paar aastat tagasi. Ja nüüd vahepeal ma vaatasin teie uusi osasid, mis siis teie elust Hispaaniast tulid ja need tundusid ka nii, nagu see oli nagu meeletud muutused, mis olid kõik toimunud vahepeal, et me ei räägi ühest aastast, me räägime aastatest. 2,5 on nüüd. Aga teil on ainult ju 2,5. See on imelühike aeg ja nii palju on jõudnud juhtuda. Mis need kõige drastilisemad asjad nüüd on teie elus olnud vahepeal selle aasta jooksul? No ikka, et pidime ühe poe panema kinni, meil tuli veel uputus peale, siis mu ema kadus ära, mu kass kadus ära, kõik ühel aastal, et on jah, olnud väga elumuutev aasta. Aga huvitav. Just. Ja kusjuures meenub ka see, et kui me eelmisel aastal siin poeke sees istusime, panen selle video kindlasti siia juurde, saate järgi vaadata ja võrrelda natukene seda feelingut ka võib-olla. Et me rääkisime sellisest kummalisest asjast, et sina kusjuures Harri ütlesid, et võib-olla 10 poodi isegi avame. Ja siis tõmbusid natukene tagasi, no 4 kindlasti, 4 oli kindla. Ja siis tõmbusid natukene tagasi ja siis ütlesid, aga tead, meil ei olegi rohkem vaja. Et me elame täitsa normaalselt ära, no siis oli see teise poe tulek oli, eks ole. Et me elame nende paari poekesega ära ja kui palju seda raha ühel inimesel ikka on vaja. Sellised müstilised või natukene sellised nagu etteruttavad sõnad. Et kas te täna olete samal meelel? Ei, mina enam ei ole samal meelel. Lihtsalt majandus on nii palju muutunud, et kui me jõudsime siia, oli just nagu koroona lõpp ja kui me avasime poed, siis mul olid siin järjekorrad. Et see aasta oli lihtsalt meie jaoks oli nagu super oli avada seda peale koroonat. Üleüldine kogu see maailma asi jõuab lõpus ka siia päikse alla. Et me räägime sõjast tegelikult. No sõjast ja ütleme nagu väike majanduslangus, see ebakindlus, mis on nagu tuleviku ees, et mitte see, et inimestel raha ei oleks, aga inimesed natuke võib-olla hoiavad rohkem seda. Et peale seda pandeemiat oli see, et on ju 2 aastat keegi reisinud, siis mind ju niimoodi. Käis plahvatus. Ja, see oli plahvatus. Ja me õnneks saime selle plahvatuse nagu osaliseks, aga et nüüd on siis nagu teistpildi jälle. Et nüüd vaatad, kuidas siis kogu see... Kuidas nad tulevad, kuidas me kõik välja tuleme nüüd sellest? Et kõik tundub läheb niimoodi. Aga kas see oli nagu õnnetuses siis, et teil seal teises poes tuli uputus, te panite selle kinni ja võib-olla ongi parem, et on kinni? Jaa, kindlasti on, sest ega oligi näha, et see talv oli juba enne, sa ei saanud nii palju ära, et hooajaline on. Aga see talv oli just tõi selle nagu, kus Valencia ära uppumine, eks ju. See ka veel just. Et see kõik mõjutas ja ka Hispaania meedia ju ise ka ju ütleb, et turistid ärge tulge, me ei taha teid.
jah, et kõik see kokku. Õige see ka veel ju, nad ju protesteerivad lausa selle vastu ja et... Ühest küljest nad protesteerivad selle vastu, teisest küljest ma lugesin kohaliku uudised, kus jälle mingid restorani pidajad kurdavad, et aga turiste ei ole. Et protesteerid ja unustad oma kätt samal ajal. Kas nad on seda ka suutnud teha, et neid mitte, mis me ei räägi ainult turistidest ju, inimesed ostavad endale teise elukoha igaks juhuks. Me teame eestlasi ka, kes seda teevad. Et lasta olla. Kas see on raskemaks muutunud, et kui ma täna tahan siin korterit üürida või ütleme pigem osta, investeerida, et siis järsku seal siis munitsipaale, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse, kas seal ollakse ka natukene nagu, et tõrjuvamad? Siin on jõustunud uued seadused, et enne oli see, et sa said suht lihtsavaeval selle turistilitsentsi nii-öelda, sul ongi nii-öelda korter siin, kui sa ennast üle, et sa paned selle üürile. Aga et praegu siin võeti, nüüd on seda piirkonnati nagu hakatud rohkem haldama. Et on teatud arv, kus seal piirkonnas võib neid olla, mis ongi mõistlik, et sa ei saa panna ju kesklinna 89% kõik turistikorterid, et siis kaovad sealt päris inimesed ära. Et seda on nüüd hakatud reguleerima. Aga vaadates, mis siin praegust hinna lihtsalt teevad, siis... Mida sa tahad öelda, kas et hinnad... Tõuseb. See, ja ma arvan, et eks see on ka nagu mõjunud turistile natukene halvasti, et Malaga on viimase aastatega nii palju kalliks läinud. Just nagu kui sa vaatad, et suvel tahaksid hotelli võtta, Okei. Kuulge, aga siis ikkagi teie tegite oma otsuse mega õigel ajal. Ütleme, et te saite ikkagi suht normaalse hinnaga endale eluaseme, majakesi. No ikka väga-väga õigel õnnestus. Et täna oleks see kordades raske, kuigi te olete nii palju nüüd oma propagandat juba teinud läbi saadet, et ma saan aru, et inimesed tulevad ja julgevadki tulla Eestist ka siia. Aga see on kordades kallim siis. No ta nüüd nii palju kordades, ma ei tea, palju hinnad on meil tõusnud siin, mis nad ütlevad, et siin nüüd... No ma ei tea, et 3 aastaga tõusnud 30%, mis on ikkagi metsik võrdes. Okei. Just. See on ikka päris palju. Aga ütleme need tavahinnad, kas teie olete oma poes ka hinda tõstnud või kas sa tunned, et sa lähed leiba ostma või lihatükikest ja kala, et kas nende hinnad on ka tõusnud? No kohalikud kaebavad küll, et hinnad on tõusnud, aga ma arvan, ma ikka veel mäletan Eesti hindasid, siis mina nagu niimoodi ei tunne seda nii valusalt. Et ma arvan, kõik mujalt, kes Euroopas siia reisivad, nende jaoks on ka veel ikka väga soodne siin. Et aga lihtsalt kohalik siin kaebab. Aga... See, kes nagu igapäevaselt tajub seda rohkem. Ma tean ka, et kui me kolisime siia, maksis või 1,95. Nüüd on 2,30. Ossaraks. Mina ei tea. Sina ei tea selliseid asja sind ei huvita. Üks asi, mis ma nüüd võrdlen teie seda esimest setti, mis te tegite nüüd eluga Hispaaniasse ja nüüd see teine, kus algas siis majaehitus, kus juures sellest me jõuame ka rääkida ja ma loodan... See on 3. maja või? 3. set. See on 3. sett, ja, õige, vabandust. No, ma võtan 2 esimest ikkagi, see oli minu jaoks üks ja see majaehitus oli nagu totaalselt teine, sest et need 2 esimest tulid üksteise otsa, siis oli paus ja siis oli nagu minu jaoks teine sett. Ja mina hoomasin sellist erinevust, et see teine, 3. siis oli kurvem minu jaoks. Ma järsku nägin seda päris elu, sest need esimesed olid nagu siin on kõik, tulge kõik. Ja. Vaesed ja rikkad ühesõnaga ja see oli... Ja selles 3. ma nägin, et võib-olla see mõjutas, et krahhi otsa, poeuputused, siis sa räägid ju avameelseks oma emaga, mis juhtus kassikesega on ju. Ja siis see maja ehitus ja siis need ehitajad ja siis, kui te olete nii ausad, mina võib-olla isegi ei oleks olnud. See ehmatas mind isegi. No meil nii vedas, et esimene aasta nii hoidis meid, et kõik oli ainult ülesse. Nagu kõik oli up, meil olid järjekorrad, kõik liikus, raha liikus, kõik liikus. Et see nagu, ma arvan, oli nagu õnnistus meile, et andis meile nagu sellise julguse, et kohe, et esimene aasta meid ei raputatud nagu sedasi, et ma arvan, kui me oleksime tulnud siia ja kõik oleksid juhtunud mingi uputus ja kõik hallitab ja ma ei tea, mis juhtub, et siis ei kargaks siin niimoodi nii rõõmsalt ja julgelt. Et see oli lihtsalt nii äge juhus ja õnn ja mis meid hoidis lihtsalt.
tähtede seis oli teie suhtes hea. Jah, et me saime sellise nagu pinnase alla, ma tean, mis on hea, ma tean, kuidas võib olla edukas, mis tunne on. Ja kui sa lähed vahepeal alla, siis sa tead ka tunne, et sul on inspiratsioon ja lootus, et jälle hakkad üles minema. Et ma arvan, et see annab ka tegelikult jõudu. Ja no pluss ei tohi ära unustada seda entusiasmilainet, millega sa tuled, siis sa käidki silmad rohkem lahti ja ütleme, oled nagu rohkem vastuvõtlikum. Kui sa tuled kohe nagu oma Exceli tabel ja tead, et selleks kuupäevaks peab sul see tehtud olema, kui ei ole, siis sul hakkab juba nagu see mott alla käima. Et meil selles mõttes oli ka hea, et tulimegi niimoodi. Entukad olite. Täpselt. Aga nii peab. Raha, taskud olid raha täis, te olite miljokad, ütleme nii. Sest ma mäletan seda ka forever, seda endas esimestes osades, kui te oma Koplikandi maja maha müüsite, siis sa ütlesid sellise vägeva lause. Ma vaatasid vist mingit konto väljavõtte ja ütlesid, ma ei ole elu sellist nii palju raha näinud. Absoluutselt, ma ei oska isegi seda numbrit öelda. Et see oli nii armas. Okei, aga mis, räägime nüüd kurvad asjad ära, siis lähme lõbusamate asjade juurde. Ja mis mind veel nagu ehmatas, tulid siis need veeuputused. Me teame, mis Valencias juhtus, on ju, aga Malaga sai ka ikkagi siit veelaviinid kaela. Ja nüüd hiljuti need elektrikatkestused. Issa, ma unustasin selle elektri pära. Issand, ja siis ma mõtlesin, et mis mõttes, et kõik põgenevad kuhugi ja Hispaania on see ilgelt õige koht ja väga lihtne on ju. Ja siis, ja kõik sellised katastroofid ka veel. Minul võttis küll moti natukene maha, et kas ma ikkagi tahaksin siin elada. Kindlasti. Et see ka. Ja. No aga tead, ma arvan, et Eesti ilm on hispaanlase jaoks iga päev üks katastroof selles mõttes, et kui nendel natuke vihma sajab, siis nemad enam õue ei lähe ja kõik on libe ja väga ohtlik. Et see on see, kus sa tuled nagu, et selles mõttes me oleme need Eesti ilma näinud, aga muidugi Valenciaga katastroofiga me ei saa Malagat võrrelda. Et Malagal ka nagu vedas, et meil ei olnud siin midagi sellist, mis Valencia sai endale. Aga samas jälle Malaga oli siis hoiatatud ja kõik juba nagu reageerisid, et sellel ajal, kui Valencias oli see, mina räägin kogu aeg, sina üldse ei. Sina ära närvelda, sina oled naine peabki rohkem rääkida. Mina olen praegu kõige rohkem rääkida. Mina kuulen. Okei, siis on kõik paigas. Nii, kus ma jäin? Ühesõnaga, et olite nagu valmis, aga kas te täna olete ka sellises situatsioonis, et siin võib ka juhtuda mida iganes. Meil seal on idanaaber, meie kardame venelast, aga et teil võivad olla täiesti normaalsus on looduskatastroofid näiteks. Et võt sinul ongi ja, ei. Ja ei. Arvestame sellega, et selle kuumaks siin võivad metsatulepähed olla. Just, nii. Me näeme ju seda üle maailma, mis Californias tavaliselt toimub suviti, mis Portugalis oli. Et eks sa pead sellega arvestama. Eestis meil on hea lihtne, kui on silemaa, vaata, vesi läheb alla ära ja kõik. Aga samas vaata nendel nüüd sadas, nüüd on nagu reservuaarid on neil täis, kõik mets on roheline, kõik rõkkab, loodus on rõõmus, et tegelikult seda oligi nii vaja ja see oli väga oluline, et see ei olnud katastroof selles mõttes loodusele. Et lihtsalt inimesed ei olnud vahepeal enam vihma karjunud. Sest Eestis võib-olla me selliseid sadusid ikkagi oleme näinud, meil on ju uputanud ka Tallinnas. Tuukri tänav on vee all ju täiesti ja poed on vett täis. Ja. Et pole midagi hullu, ühesõnaga, olgem positiivsed. Oota, ühe negatiivse asja veel ja siis lähme positiivse juurde. Et need röövimised või sissemurdmised, kas kuidas teie ja siis need nagu kaaperdamised, need majade ja korterite kaaperdamised, mida ma nüüd siia tulles olen ikkagi kuulnud ja koht, kus meie elame praegu, ongi seal, kes elavad seal rohkem tee ääres, me oleme mäe otsas, täiesti tavaline. Mida ma kuulsin, bussiga tuleb kamp ette, raks sisse, kõik väärisesemed, need televiisorid ja sellised plaadimängijad, neid ei huvita. Ja puhas töö ja minema. Et see on ohtlik. Et kas te sellist asja olete ka nüüd paari aasta jooksul tundnud, et sellist nagu, et mingid murdvargad käiks või seda meie piirkonnas ei ole. See käib ainult rikaste piirkonnas? No ütleme nii, et rohkem asju juhtub seal Marbella pool. No ma rääkisingi praegu tegelikult Marbellast. Seal, kus on nagu palju lambaid, seal on ka hunte. Et meil oli siin, kui oli elektrikatkestus, meie tänaval paar maja meest allpool, seal nagu üritati ühte majja sisse tungida. Arvati, et elektrit ei ole, et võib-olla alarmid väsed ei tööta, aga mis töötas, oli naabrivalve. Okay. Ja 5 minutiga oli politsei kohal ja et siin
siin on ikkagi parim alarm on naabrivalve. Selge. Aga lähme siis selle toredama asja juurde nüüd, et te olete nagu mingeid asju ka ümber mõelnud, ma saan aru, nüüd see poekene jääb. Sina teed toredaid reisikesi paadikesega merel, turismi selliseid, no ma ei teagi. Delfiine käib vaatamas ja sunseti. Ja otsin delfiine ja kalu. Aha. Ja kes su kliendid on? Ma sain aru, et täna näiteks olid kliendid eestlased, kes nõudsid konkreetselt, et Harri peab olema kapten. Täpselt. Nii. Enamus on ikkagi, suuremus on saatefännid. Kujutad ette, kus tuleb ikka läbi saate? Ja. Ma ütlesin, mul vanaema juba ütles, et oled telekas, siis oled ilmakuulus. Rohkem pole vajagi. Ja see toimib ikka täna. Jah, vist, jah. Ikka, jah. Ja me oleme nagu hästi palju uusi sõprusannad. Meil on niisugune tunne, et nendel on tunne, et me oleme nende sugulased ja nad käivad meil külas ja tahavad nagu kaasa elada, et nad on nagu rõõmustanud ja naernud ja nutnud koos meiega läbi teleka, et vist, et see on kuidagi hästi ühendanud ja siis nendel on lihtsam suhestuda meiega. Ma isegi ei pea midagi rääkima, et ja kuidas Alfredil läheb ja siis ma ei tea, Arturil on juba uus tüdruk või... Saad sa aru? Et nad on nagu, jah. Veronika pikka kohvi ühe supruga või? Et te olete lasknud inimesed tegelikult oma koju, oma ellu ja isegi natukene oma hinge. Et nad elavad teile kaasa nii rõõmudes kui muredes, mis on tore. Mida ma veel märkasin, kas teil poisid on teadlikult jäetud natuke nagu eemal, et nad väga ei taha, eks ole, olla seal? Seekord tegime seda teadlikumalt, kas need ei ole nii palju vajadust ka, et tegelikult mäng käib meie poe ja paadi ja maja ümber, et me ei ole. Artur ise ei tahtnud. Ja Karlo oli ka niimoodi, et alguses oli nagu teadvustavad rohkem nüüd oma nii-öelda seda nagu rolli. Jah. Te peaksite nendega siis seda tasu jagama. Jah. No nad lähevad varsti Eestisse, nii et ma loodan, et nad tunnevad ennast hästi, lähvitavad kõigil. Okei, nii, nüüd see majaprojekt, mis nüüd viimases osas oli. Kas te võtsite väga riski otsuse vastu? Kuidas teil täna tundub? Siis ma vaatasin pärast, ma kerisin tagasi ja zoomisin ikka lähedale, seal näidati mingeid arveid ka. Ja mõtlesin, ollala. Kas oli riskibusiness? Nii, Harri, sinu tekst? No eks ta ikka oli, jah. Et seda mõttes ongi, aga ma arvan, et see on nüüd esimene projekt, et siis sa peadki meie eesmärk oli ikkagi see maja valmis saada. Mitte nüüd nagu no matter what, aga selles mõttes, et ikkagi korralikult teha ja me lihtsalt ei olnud valmis nendeks üllatusteks. Sa nagu mõtled küll, et okei, ma olen valmis, et ükskõik mis juhtub, ma reageerin seda niimoodi, aga kui sa nagu võtad seina ära, vaatad vundamenti ei ole, siis... Seda me kõike nägime, vesi jooksis põranda alla ja kõik need õudsad asjad. Et eeldadki, et sul on nagu maja seintega, aga tegelikult 3 seina. Et selleks võib-olla nagu ei olnud valmis. Aga samas oli ju hea kogemus, et ma arvan, järgmised projektid on natukene nagu lihtsamad jälle. Jah, et see oli nagu õppimise koha pealt oli nagu metsik, et kõik, mille peale sa pead mõtlema, et sa mõtled seda, et kas ma saan autoga majata parkida, eks ju, tulema poekotiga. No, aga kas sul betooniauto saab sinna ülesse? Kus sul prügi ära läheb, eks ju? Kõik niisugused nagu, mis võib-olla ei ole nagu esimene mõte sulle. Aga siis need väiksed asjad hakkavad nagu tulema ja siis hakkad nukutama ja vaatama ja... No hea elukool ühesõnaga. Aga teine punkt oli minu jaoks need töötajad või mehed, kes siis ehitavad. No mis manjana see nüüd siis, ma oleks, kui Eestis selline asi juhtuks, ma oleks täiesti endast, jumal tänatud, et sa jagad ehitusest ja jumal tänatud, et sa oled rahulik. Ma ei tea, mis kaadri taga muidugi toimus. Sa näitasid ka kindlasti seda vahukooresemat poolt sellest, aga see on sinu võit, sa ei saa jälle inimestele soovitada. Ja võtke mingi property, hakake kinnisvaraga tegelema. Kui sa ise ei jaga sealt mitte ööd ega mütsi, sa vähemalt on, sul ei ole pöial vähemalt keset peopesa. Sa ju tead täpselt, kus mis, sest minusuguse lolli ju petab täiesti ära. Nad võivad sinna mul juhtme tõmmata, kurat teab, kuidas on ju. Mina ei saa aru. Mina ei tea, kuhu need torud seal jooksevad või mis seal toimub. No selles mõttes meil oli küll, et kõik see, kes meil seal ehituse peal olid, kõik need 99% Eesti ehitajaid. Hiljem, kas alguses ei olnud kohalikud? Just, mida vahetasite välja? Me lootsime hispaanlastega tegelikult rallit sõita. Nendega teha, aga lihtsalt seal hakkaski see asi hakkas nagu lihtsalt liiga venima nagu.
et noh, et ma ei saa, mul on kass haige ja siis mul naine läheb arsti juurde ja kirikus läks pikemalt ja et noh, mingi hetk saab see nagu see ämber saab täis, kus mõtled, et noh, okei, proovime siis teist lahendust. Aga samas, kui nad jälle tööd tegid, siis noh, tegid selle... Aga tegid hästi siis? Siis jah, ütleme, kogu lammutustööd tegid nemad ja reaalselt... No lammutada oskad isegi sina ja mina on ju, vabandage väga. Aga tassis ämbriga välja saab. No küll me kuidagi tassime. No. See oleks hea filmile. Järgmine kord Anu tuleb, teeme 4. hooaja. See ei ole mingi asi, ma tassin kogu aeg ämbrit Saaremaal ringi. Et seal oli pigem oli see uuesti ehitama hakkamine, kus nagu projekt on tehtud ju ühe teadmisega, siis ma helistasin ka arhitekti, et kuule, aga meil ei ole siin põrandat ja meil ei ole vundamenti ja seina. See on natuke nüüd nagu timmida seda projekti. Siis ta ütles, et no, aga et las siis ehitusfirma teeb ära ja siis pärast teeme panema projekti paika. Vahepeal mõtlesid küll, et nagu, kuhu ma selle lae panen, kui mul seinu ei ole. Ehitad ütles, et ei ole probleemi. Kas see lõppkokkuvõttes läks kallimaks, kui te olite arvanud? Ikka läks, jah. Ikka, jah. Et te mõtlesite, et te ostate mingi teatud... Mingi vees oli? Jaa, naabrid. Ma mõtlesin, uputus hakkas. Te mõtlesite, et te ostate ühe hinnaga, no teate, remondi peal läheb, no ikka kalkuleerid, sina eriti veel. Ja siis müüme selle hinnaga maha. Nüüd juhtus see ilmselt, et te peate kõrgemat hinda küsima selle maja eest. Kordades. No mitte kordades, aga ega selles mõttes see... Lihtsalt me pidime tutika maja heitama, meil ei olnud plaanis nagu... Meil sellega ei olnudki, see ei olnud nagu... Praegus see oli meil nagu saate jaoks ja me tahtsimegi näha, kuidas see protsess nüüd välja näeb. Et see kindlasti ei ole see projekt, millega nagu miljonäriks saada. Et pigem oli ka aru saada, kuidas see süsteem toimib, et seda võib-olla edaspidi... Nii et sul on mingi teine plaan, millega miljonäriks saada, ühesõnaga sa ütlesid? Hiljem räägime. Okay. Aha, hiljem räägime. See oli saate materjal. Aga täna on... Mis kuupäeval täpselt maja valmis sai? No ütle enam-vähem. Kas ta sai nüüd aprillis või varem, veebruar või? Issand, sest saade tuli... 8. märts, ei. 8. märts. Aprill. Minu sünnipäevaks. Millal Sikud olid siin? Siis oli mingi 8. käis kogu aeg. Minu sünnipäevaks saite maja aprilli alguses. Imeline. Nii, ja nüüd on ta endiselt müügis. Me oleme mai lõpus praegu. Tegelikult ta müüki läks sellest nädalagi tagasi. Avalikult välja? Avalikult müüki. Aga kas teil seda ei juhtunud, kuna te, no ütleme eestlaste seas oli, kas eestlaste seas oli huvi? Jaa, hästi päris palju kirjutati. Mingid kosilased üle 40 meili vist? Käis keegi vaatamas ka kohal? Eestlastest ei käinud, üks kohalik on käinud. Nii. Mis oligi, et reedel läks kuulutus üles ja ta tuli esmaspäeval vaatama. Et no see on nii ahju soe veel, et ma nagu... ma mõtlesin, et ta on nüüd nagu olnud ja olnud ja olnud. Ja meil läks sellega ka aega, et need pildid avalikult välja saada ja paberid korda. Projekti sealt tuunima ja tegelikult me ootame terassi just veel. Okei, selge. No ma ei tea seda maja hinda, aga te võite ju selle välja öelda. Vist on praegust on väljas 269-ga. Teate, mina mõtlesin, et müüte seda poole milliga. Ja see on pisike nunnu maja sidrunipuude vahel. See on siuke paras talvekodu, ma arvan. Okei, see polegi kõige hullem. Ja seal on kindlasti tingimisi ruumi natukene. 230-ga saaks ikka kätte vast. Okei, me läheme seda maja ka kindlasti üle vaatama ja paneme siia kaadrid juurde. Et selles mõttes, siis võib küll, ma ei saa küsida, palju see teil tegelikult maksma läheks, te ei ütle nagu nii mulle seda. Mina ei tea, Harri tunneb numbreid, mina ei tunne üldse numbreid. Sa ei tea mitte midagi, aga Harri ei ütle. Ei ole mõtet ette küsidagi ühesõnaga. Selge, vaatame maja ka üle ja muidugi saab olema põnev, kes siis selle lõpuks ostab, kas keegi kohalikest või siis mujalt välismaalt, eks ole, kes otsib endale teist kodu või siis eestlane, mis oleks ka ju jumala tore. Täiega maasikas. Ma arvan, et see sobiks hästi mingile 70-aastale saksa kirjanikule. Seal on ilusad vaated, hea rahulik, sükene... See sobiks pensionärile ka, kuidas ta trepist üles läheb? 70 on juba pensionäri. Siin ei ole.
siin on hästi kõbusad. Kõbusad ja kepsakad. Naabrimees on 85, käib iga hommik jõusaalis. Kutsub Harrit ka kaasa. Aha, Harri pole vaja, seda ehitab. No jah, tal ei ole aega. Ja käib merel, see on trenn. Jah. Selge. Kuulge laste juurde ka korraks, kuigi nad ei taha olla avaliku elu tegelased, aga ikkagi tundub, et nemad on ikkagi väga hästi hakkama saanud. Et osad inimesed ikkagi, mäletan, küsisid seal ka, et mis mõttes, et võetakse sellises vanuses. Noh, kas sa võtad tavaliselt tite on ju, või siis see suurem saab ise otsustada, tulen ei tule, aga sellises natukene sellises ebamäärases eas on ju, teie otsustate, teie võtate, teie teete. Kas nendega on kõik olnud enam-vähem korras? No mina ei tea, tänapäeval on sõbrad on kõik arvutis minu meelest ja see avaldus väga tugevasti meie kolimisel, et nad mängisid kogu aeg sõpradega sama hurraaga arvutis edasi kui Eestis ja sõbrad on käinud füüsiliselt ka külas, et sellist nagu muidugi on poistel on raske ja kohanemisaeg ja keel on uus ja kõik on uus, aga samas on kogu aeg tegelikult ka, et on nii põnev ja inimesed on nii sõbralikud ja nii nagu uudishimulikud ja ma ei tea, kogu Karlo klass oskab öelda tere ja nad teavad, kus asub Eesti ja klassijuhataja näitab ja nende jaoks tundub see Eesti nii põnev, et nii pisikene ja nii huvitav, et see on nagu, sa oled nende jaoks nagu huvitav, et sa oled ainulaadne nende jaoks. Aga nad jäid ikkagi Hispaania kooli, nad ei läinud kuhugi mingisse rahvusvahelise. Karlo on tavalises koolis, kohalikus koolis. Ja räägib juba puhtalt hispaania keelt kindlasti. Meiega õnneks räägib eesti keeles. Nüüd ta on nagu, Karlo aina läheb julgemaks, et alguses, muidugi laps on tagasihoidlik, ta ei lähe kohe nagu laiema oma keelega, aga nüüd ta juba, ma näen, kuidas ta oma sõpradega räägib ja kodus vahepeal räägib. Kirjutab WhatsAppis oma mingi grupisse. Ja et jalgpallis, et sa näed, et see läheb aina nagu mugavamaks. Ja Karlo on meil 10 nüüd, on ju? 12. 12 juba saa. Ja siis Artur on 17. Saab 18 nüüd. 18. Vanema Veronika. Jah, mina saan varsti vanemaks juba. Loodame, et mitte. Tal on ju pruut, Itaalia pruut. Siin ohugrupis praegu. Ja itaallased on ju sellised, et need minu meelest hakkavad kohe varakult nagu perekonda looma. Ei, nendel läheb ka ikkagi hiljem minu meelest ka kõik, nagu Hispaanias ka. No aga mis siis juhtub üks päev? No mis ikka? Veronika, noor vanema. Jah, teen uue postituse Instasse. Mida sina muretsed? Sul läks kohe nagu mussi natukene. Harrile ei meeldi väiksed lapsed lihtsalt. Oeh. Alfred, kuule, vana see Alfred veel praegu on? Alfred on nüüd 6-eks saab. 6, siis on küll. See on juba ka. Okay. Sest sina ühes, seda osa ma mäletan ka, kus sa seal järsku oleks aeg veel üks tibukene saavad. No seal ei olnud isegi sõnu vaja, näost oli kõik, sa oled nagu avatud raamat, Harri. Sa ei peagi väga palju kusjuures rääkima saadetes. Kõik on näha, silmadest. Kõik loevad nagu. 45 minutit vaatad starid. Ja, suu teeb, siis pea teeb mingeid asju, silmad, kõik on aru saada, mis sa mõtled. Sa oled väga loetav. Sa oled väga loetav. Kas te kaklete ka kunagi? Mina lähen ikka vahel punaseks. Nii, aga Harri roheliseks. Ma ootan, kui ta maha jahtad alla. Jah, või siis on jälle kõik. Kõik on bueno. Kõik on bueno. Ei ole aega isegi kakeldas, et siin on nii palju jebimist, et oled nii väsinud kui juvad. Nagu selleks kaklemiseks ka pea mingi hea energia olema. Selleks võid päeva võtma. Rahulikult kakelda. Siin oma sebimist on nii palju, et... Kas nüüd juhtus see kurb asi, et te peate seda poodi ikkagi oma jõuga? Et kõik need... Ei, Fabian alles. Ei, Fabian alles. Me Suanni pidime kahjuks laskma, et 2 esimest aastat ma ei pidanud töötama nagu nii palju. Aga nüüd pean töötama, nagu Harri ütleb, et normaalsed inimesed käivad tööl, et ma nüüd... Veronika saanud alguses aru, ma ütlesin talle Eestis on nagu keskmine 40 tundi nädalaseks ju. Veronika ütles, et mina 10 ei teeks kunagi. Aga nüüd siin ma olen ja töötan rohkem poes ja ootan rahvast ja nii et tulge mulle külla. Palju eestlasi siia tuleb ikkagi? Teie pärast, sinu pärast? Kuule, vahepeal meil üks eestlane tuleb ja teine läheb, meil käivad suured kambad, inimesed tulevad, küsivad pilti, toovad šokolaadi, toovad meile igast pudeleid, veine, kingitusi. Mida te ootate? Öelge, nüüd on see võimalus, et kui te tulete täna siia külla, et siis mis oleks kõige toredam asi? Hapukoori.
hapukoor läheb vahepeal pahaks, kui siia ei ole. Ei, no kõige toredam, kui nad shoppavad siin, sest see on nagu businessile kõige parem. Et tulge siia ja Alma hapukoort ja rukkileiba ja kilu ei ole või? Ei, kilu ei ole. Kala tuleb merest. Õige, just. Suurepärane.